Vaatame nüüd siis sellist olukorda, kui meil on tehtud pakkumine ja pakkumistest müügitellimused, siis kuidas me saame need müügitellimused tootmisesse. Meil on siin juba tuttav ettevõte A, kellel on tehtud müügitellimus kinnitusega 19.06. Ja müügitellimuselt näeme seda, et siin on seos eelneva pakkumisega, number 64, ja sinna pakkumisele on siis pandud 2 toodet. Kapp Linda, Kummut Kasper 10 tükki 15 tükki ja planeeritud lähetusega 25.07. Vaatame korra siia Kapp Linda sisse ka, et mis see Kapp Linda endast kujutab siis. Kapp Linda on siis üks peatoode, mille küljes on operatsioonid. See Kapp Linda koosneb erinevatest koostudest, põhi, lagi, uks, vasak, uks, parem ja nii edasi. Ja see põhi koosneb omakorda detailist ja detail omakorda plaatmaterjalist. Nende küljes on meil siis erinevad operatsioonid, saagimine, kantimine, freesimine, puurimine ja peatoote mõistes komplekteerimine, montaaž, pakkimine, et see toode lõpuks valmis saaks. Täpselt sama lugu on ka Kummut Kasperiga, aga sinna sisse me praegu vaatama ei hakka. Meil on olemas müügitellimus kogustega, hindadega, planeeritud lähetustähtajaga. Ja selleks, et siit nüüd edasi minna, on see müügitellimus vaja kinnitada, ehk et me ütleme, et müügi poolt on kõik valmis. Ja mis me teeme? Võtame toimingud, ütleme, et koosta kõik tootmistellimused, kontrollib veel siin üle, meil on siin müügitellimuse veel lisakommentaarid, kogused, aga meie ütleme, et genereeri tootmistellimused. Ja sellega ongi praegusel hetkel genereeritud mõlema toote, nii peatootmistellimused kui ka kõikide alamtegevuste tootmistellimused. Kas me soovime avada genereeritud tootmistellimused? No vaatame siis korra sinna sisse ka. Avatakse meile tootmistellimus Kapp Linda kohta. Me näeme ära, millised materjalid sinna lähevad, kas seal on toimunud mingeid reserveeringuid, broneeringuid, kas toodet on juba raporteeritud, on teda mingi osa vastu võetud ja mis operatsioone on vaja teha. Selle tegevuse käigus genereeritakse ka tootmistellimuslehed. Ehk et antud hetkel vaatasime ainult peatootmistellimuse lehte, kus me näeme müügitellimuse numbrit, planeeritud tähtaegasid, kellele, mis toote nimetus, mis kogus. Ja all on ka näha ilusti, mis masinatega, kunas, kui palju tuleb teha ja nii edasi. Antud dokument läheb ka automaatselt või siis lausa digitaalselt meie raporteerimisseadmetesse, ehk et tegelikult töötajad saavad hakata tootmistellimuse progressi digitaalselt raporteerima. Ja kui nad seda teevad, siis siin see progressbaar hakkab järjest rohkem täis saama, ehk et kus maal see tootmine on. Ja täpselt samamoodi tekivad ka informatsioonid materjali ostuvajaduse kohta peale seda, kui meil on tootmistellimused genereeritud. Samuti läheb ka informatsioon tootmisplaani ja operatsioonide planeerimise tööriista. Aga neid eelnevaid 3 nimetatud tööriista videosid saate vaadata meie eelnevatest videodest, ehk et perioodi ost, tootmisplaan, operatsioonide planeerimine ja töötajate raporteerimine. Ehk siit läheb info lausa 4 erinevasse tööriista hetkega.